Te kuulate saadet, mis räägib poliitikast kristlase pilgu läbi. Te kuulate saadet Sinu riik tulgu. Tere tulemast siis kõigile vaatama meie järjekordset saadet Sinu riik tulgu ja selles suhtes me ilmselt otsustasime, et saame veel see aasta kokku, ennem kui suvevaheajale läheme ja teeme ühe saate veel. Nii et teil on hea võimalus kõike seda jälgida ja vaadata ja kuulata. Ma arvan, et vaatamine võib-olla ei olegi nii, aga just nimelt see kuulamine on praegu selles osas see kõige olulisem. Ja minu nimi siis Tarmo Hints. Ja mina Helle-Moonika Helme. Ja mul on saate alustuseks on mul üks sükene, ma soovin palju õnne kõigepealt loomulikult. Ma tean, et teil oli pulma aastapäev siin alles äsja ja siis ma mõtlesin, et see on üks sükene tore asi, mille kohta saab öelda, et on mees ja on naine ja Jumal on pannud niimoodi paika, et nad peavad olema koos ja nad peavad looma siis neid väärtusi, mis on siis nii-öelda piiblipõhised väärtused. Nii et selles suhtes on hea, et ma saan seda teha, nii palju õnne. Ja aitäh, et 31 aastat on olnud sellist tõesti Jumalale tänu õnnistatud abielu, et iga päeva eest oleme tänulikud ja kõige eest, mis on meie hoolde usaldatud ja meie laste eest ja kõige eest. Nii et aitäh sulle, aitäh Jumalale. Ja aitäh loomulikult ka meie vaatajatele, kes kindlasti elavad sellele kaasa ka, kes on seda näinud ja kes on ilmselt ka sotsiaalmeedias neid postitusi ka nendega kokku puutunud. Nii, aga meie saade Sinu riik tulgu räägib ju ikkagi põhiliselt riigist ja räägib ka vaimulikel teemadel. Sa, Moonika, käisid nüüd alles äsja ühes sellises huvitavas kohas, kus sa oled ka varem käinud. Ja see on see Jeruusalemma palvuse hommikusöök. Et see on ka teatud mõttes nagu perega kokku saamine. Ja seda kindlasti ja ta on ka praeguses, ütleme, sellises maailma poliitilises mõttes nagu tulipunkt. Ehk et seal käimine ja millelgi osalemine, see põhjustab igal pool nagu väga tugevaid tundeid. Ehk et ma ei tea, kuidas me oleme selleni jõudnud või sinnani jõudnud, et nii nagu sa ütlesid, oli juba mitmendat korda, kui me osalesime nii Jeruusalemmas ja seda nimelt kristlaste palvusommikusööki, Jeruusalemma palvusommikusööki on peetud ju, see oli 10. aastapäev ja Jeruusalemmas 10. aastapäev. Aga seda on ka siis 10 kordi tehtud ka, kogunetud ka teistes riikides, kaasa arvatud Eestis mõned aastad tagasi. Ja mul on nagu, mind nagu isegi üllatas, et kuidas see meie seekordne käik põhjustas mingit sellist raevukat nagu rünnakut isegi. Ehk et ma veel kord peale seda kõike ma olen sotsiaalmeedias üritanud inimestele, eriti kristlastele ka just selgitada üle, et ma ei tea, kuidagi on käibele võetud selline termin nagu kristlik sionism, et ma isegi ei hakka sellesse süvenema, aga seda lahkama. Aga selle põhjal siis rünnatakse neid inimesi, ja kristlasi, kes lähevad Jeruusalemma ja tegelikult seal on väga palju kristlasi ja seekord oli, ütleme ka selline riigipoolne toetus oli üllatavalt suur ja kõrge. Ehk et ma mäletan seda, kui me esimest korda läksime, siis meid siit Eesti poolt saadeti näiteks Iisraeli sõnum, Iisraeli välisministeeriumi, et need inimesed ei tohi kohe kindlasti minna Knesseti, sest alati Jeruusalemma palvusommikusöökide. Üks selline traditsioon on, et kõik kogunevad siis hommikul enne palvusommikusööki kogunevad Knessetis, nende parlamendis, sest et ma ütlen veel kord, välisministeerium on seda üritust 10 aastat toetanud. Iisraeli riik on seda üritust 10 aastat toetanud, on kristlasi toetanud, kristlaste ülemaailmset kogunemist toetanud ja meid on lubatud Knessetisse ja me saame seal ikkagi suhteliselt vabalt ennast tunda ja kõnesid pidada ja kõik, et see on nagu meie jaoks valmistatud selleks korraks alati. Ja siis, kui me esimest kord käisime, siis Eestist oli saadetud selline sõnum, et meid ei tohi lasta Knessetis kõnet pidama, kui natsid tulevad.
ehk et noh, ma ütlen, see on tegelikult see kuidagi see nagu meie, just nimelt meie käimine, siis Konservatiivse Rahvaerakonna esindajate käimine on alati põhjustanud mingisugust noh, mingisugust nagu mingid seisukohavõtte või mingisuguseid hoiakuid. Ehk et siis oli nagu, ütleme, siit Eesti poolt oli saadetud, et me oleme natsid ja seekord me tulime tagasi, me olime nagu väga, noh, see kõik oli ju tühjast sündinud ja sellel ei olnud mitte mingit tagamaad. Aga noh, nüüd ei olnud nagu sellest juttugi, me saime ilusti kõik oma kõned pidada ja kõik oli väga auväärne. Ja nüüd me tuleme Eestisse tagasi. Nüüd just Eestis, eks ole, oleme me jälle nagu tule alla sattunud. Et ma tuletan meelde, et noh, ka teiste erakondade esindajad ja ka koguduste esindajad Eestist on iga kord käinud seal kohal. Et me eelmine aasta lihtsalt ei saanud minna perekondlikel põhjustel. Ja siis oli näiteks Isamaa seal väga tugevalt esindanud ja ma ei mäleta, et keegi oleks neid Eestis selle peale hirmsasti nagu rünnanud ja neid mingiteks kristlikeks sionistideks nimetanud ja seekord olid ka nende, noh, mitte parlamendi liikmete, aga noh, nende esindus oli kohal, nagu see on alati olnud, ka TV7 esindaja näiteks oli kohal ja kes on ka alati olnud ja tegi ka siis selle saate aga ainult meie oleme millegi pärast need kristlikud sionistid, eks ole. Kõik teised võivad seal käia, aga näed, võt meie oleme jälle pahad. Et noh, äkki sa oskad, Tarmo, ära seletada, kuidas see vaimses plaanis, nagu, kuidas need asjad nagu töötavad, et miks see nii on? Vaimses plaanis tähendab see seda tegelikult, et paljud asjad maailmas on hakanud kiirenema. Seda esiteks. Teine asi on see, et on maskide mahavõtmise aeg. Et tegelikult ütlen siia otsa ära, ei ole sellist asja olemas nagu kristlik sionism. No ma arvan ka, et ei ole. Ei ole, sellepärast, et see on üks sükene käibeväljend, mida on siis võtnud kasutusele need noh, ütleme, kogudused või kristlased, kellel ei ole, kes tahavad selle noh, nii-öelda seose sellega, et üleüldse Piiblis on Iisrael ja see, mis seal on, tahavad selle kuidagi nii-öelda katki lõigata. Ja tegelikult kogudused, nagu me teame, ma ei hakka neid siin nimetama, need, kes on need varasemad kogudused, nad on üritanud seda teha ja nad on üritanud seda teha, noh, ütleme sellele maale nii-öelda vaenulikul viisil. Seda esiteks, siin on olnud palju teemasid selle kohta, et kuidas juudid on põletanud maha erinevaid kogudusi või mitte kogudusi, vaid kirikuid, vanu neid no katoliku ja kõik need, eks ole. Põhjus on sellest väga lihtne. Katoliku kirik on ju, mida on ta teinud läbi sajandite ju tegelikult sellele maale ja sellele rahvale. Nii et me ei saa öelda seda, et see oleks võib-olla õige, aga põhjus on selles, et põhjusel on alati tagajärg või tagajärg on olemas põhjus. Miski, kõik need on omavahel seoses. Nii et sealt edasi tekib juba see küsimus, et palju siis me tegelikult Piiblit loeme. Need, kes räägivad sellest, et on olemas kristlik sionism, ei ole ilmselt väga hästi kursis sellega, kuidas Piibel sellesse suhtub üleüldse, mis asi on siis kõigepealt Iisrael. Vana testament ju tegelikult täies ulatuses koosneb Iisraelist. See on alusmüür, see on puujuur ja Uus testament teeb selle asja väga lihtsasti selgeks. Ta teeb selle selgeks niimoodi, et seal on olemas Iisraeli väärisõlipuu. See väärisõlipuu on see, mille külge meid kui kristlasi jätkatakse. Ehk siis pookoksad. Seal on kirjas konkreetselt ka see, et need päris oksad on maha võetud ja ka tulle visatud, sellepärast, et nad, noh, me teame, mis põhjuse pärast see võib olla, eks ole, et nad ei võtnud vastu seda sõnumit. Nii, aga seal on juurde lisatud väga konkreetselt ja väga karmilt. Ära mine sina pookoks, ära mine ülbeks. Meie ülesanne ei ole olla ülbe, meie ülesanne ei ole mitte propageerida asendusteoloogiat, et nüüd on võetud, noh, Iisrael, lükkame selle ära, no siis me võiks tegelikult terve selle vana testamendi ja ka osaliselt uue testamendi välja lükata, noh, sellepärast, et kõigepealt maises plaanis Jeesus oli ka ju tegelikult kust kohast pärit, kui ta siin maa peal kõndis. Ta oli ju tegelikult, tema isa oli nagu Taaveti soost, kuigi me teame, et tema isa oli taevast. Aga ta oli nagu Taaveti soost, Joosep, ja see tähendab seda, et ta tegelikult oli kuningliku päritolu. No ta oli ka valitud. Ta oli ka valitud. See tähendab seda, et ta oli ka juut selles mõttes. Nii et ta kuulas sõna selles mõttes. Ta kuulas sõna just ka. Ja see tähendab seda, et olgugi, et Iisrael praegusel hetkel
ei, võib-olla ei tee kõiki neid asju nii, nagu võib-olla peaks, eks ole, aga ta on alusmüür. Ja seal on inimesed, kes on vaimulikus mõttes ka need alusmüürid, kes on võtnud Jeesuse vastu, kes on võtnud tema vastu kui päästet. Tead, see on hoopis teine dimensioon, kui sa lähed Iisraeli kristlikku kogudusse, kus seal toimub ülistus, kus seal toimub kõik see. Sa lähed sinna kohale, sul tõusud ihukarvad püsti, sest tegelikult oli ju see, et mida Jeesus ütles? Jeesus ütles, et ma olen tulnud Iisraeli soo kadunud lammaste pärast. Ja need kadunud lambad nüüd, kes on võtnud tema vastu, laulavad ja ülistavad teda. Need teevad seda, mida nad peaksidki tegelikult tegema. Ongi kõik, eks ole. See, kui me mõtleme ja räägime kristlikust sionismist ja kusjuures see on nüüd viimasel ajal rääkima. Sellest on räägitud ka varasemalt aegadelt, aga see on just nimelt see, et järjekordselt on olemas teatud siukene kristlik grupeering, ükskõik, kes ta siis on, kes üritab siis nagu seda sidet nagu katki lõigata. See on nagu vaimulikul tasandil on see, ütleme, väga, väga raske asi tegelikult. Sest see peab olema nagu see pookkoks, aga sa ei ole. Sa suhtud endasse kui kellegisse, kes üritab nagu näidata, et sa oled kõrgem sellest puust. Sa ei ole tegelikult kõrgem. Siin võidakse täpselt samamoodi tulle visata ja vaimulikus mõttes sa heidadki ennast tulle. Sest sinu poolt kõigepealt kaob ära tarkus, kaob ära arusaamine, mis on mis. Sa teed asju, mis ei muuda mitte midagi lõppkokkuvõttes. Sellepärast, et sinul ei ole vaimulikku selgroogu ja sul ei ole vaimulikku sisu lõpuks asjade sees. Ja ütleme, tuleb selle õlipuu ja tema oksade juurde veel tagasi on see, et kes iganes üritab siis, nii nagu sa ütlesid, eks ole, seda seost läbi lõigata, siis ütleme selle juure ja oksa vahel. Ehk et, või siis üritab kuidagi, ma ei tea, vaimses plaanis, ma ei tea, kuivatada seda juurt ja tüve, siis kui sellel tüvel ja juurel ei ole enam elu, siis ei ole ju ka meil enam elu. Ei ole ka nendel, eks ole, kes üritavad seda nagu tühjaks teha või pisendada. Ehk et need kaks on omavahel seotud ja mul oli ülihea võimalus, seal on alati, seal Palvus hommikusöögil on siis kõik riigid, kes on sinna siis kokku tulnud, meid oli 36 riiki või oli 36, 38, et kõik riigid siis saavad võimaluse palvetada lavalt oma riigi eest. See on suurepärane asi. See on suurepärane asi. Ja mul siis avanes seekord see võimalus ja seda ma ka tegin ja ma just rääkisin täpselt sellest nii-öelda õlipuust, sellest juurest, et kui õlipuu elab, siis elavad ka oksad. Ja kui õlipuu kuivab, siis kuivavad ka oksad. Ja palvetasin selle eest, et õlipuu jätkuks. See on see on niisugune huvitav asi, et kui seal inimesel, ütleme, et ta on kristlane ja kui tal tekib see momente, kus ta nii-öelda muutub selleks, et ta hakkab rääkima sellest samast asjast, see sionism ja niisugune asjad edasi, siis on automaatselt, tekib tal mingisugusel momendil tekib see olukord, kus sa tajud nagu seda, et tal ei ole seda ühendust enam. Iga otsus, mis vastu võetakse võib-olla tema poolt, iga otsus, iga tegu, iga mõte, mis sealt edasi tuleb, ei kanna enam vilja. Vaata sellepärast, et kui sa oled puu otsas, kui sa oled oks, sa pead kandma vilja. Ütleme nii, et kui lõigati ära näiteks need juudid, kes ei olnud nõus vastu võtma ja kes üleüldse tegelikult ju lõid ju Jeesuse risti, siis lõigati ju automaatselt läbi see nii-öelda see puuks või oksaks olemise moment. Näiteks ju templis kärises eesriie lõhki. Just. See oli ju otsene viide sellele, et kõik teie, kes te lõite elu ülima juhi, nagu lõite risti, lasite risti lüüa, siis teie jaoks on praegusel hetkel selles osas, te ei ole enam need oksad. Nii. Need oksad saab uuesti tagasi pookida. Seda on Jumala sõna meile õpetanud. Need samad oksad, kes olid nii-öelda need päris oksad, kes olid need väärispuu, õlipuu oksad,
neid saab tagasi pookida. Aga selleks nad peavad kõigepealt ütlema, et õnnistatud on see, kes tuleb issanda nimel, ehk siis nad peavad Jeesuse vastu võtma. Ja vaata, siis ongi see, et meie, kes me oleme sinna juurde lisatud ja kui me muutume nii-öelda täpselt, nii-öelda võtame selle seisukoha, et me oleme kõrgemad kui see puu, siis me ei kanna mitte mingisugust vilja enam. See on uhkus ja see on kõrgus ja see on ka, piiblis on ju hukka mõistetud, aga olgem ausad, muidugi ikkagi, me räägime siin küll Jumala riigi printsiipidest, aga maailmas on praegu ju kõik need sündmused, mis käivad ja on praegu nagu ta on, eks ole, et kõigil on oma põhjus ja me veel näeme, kuhu see kõik välja jõuab, aga on täiesti nagu, minul isiklikult on see täiesti arusaamatu, aga need samad inimesed, kes siis nagu ründavad seda kõiki, kes käivad Iisraelis, kõik, kes nagu toetavad Iisraeli, kõik, kes kuidagigi on võtnud nagu ikkagi selle positsiooni, et me peame Iisraeli toetama, sest et Jumal on nii öelnud, et need on läinud ka selles mõttes, kui ütleme puhtpoliitiliselt nagu sinna leeri, kes siis põhimõtteliselt ju toetavad islamiste, islamiriike, islamiterroriste, Palestiinat, eks ole, Iisraelist ei saa rääkida tänapäeva poliitiks ilma, et sa räägiks Palestiinast. Ja see on nagu hämmastav, kuidas need samad inimesed, kes põhimõtteliselt on võidelnud ju kõikide nende asjade eest, mis on ütleme teiste jumalike printsiipide kohaselt nagu õiged, ehk et perekonna eest, eks, siis kõikide nende selliste põhiväärtustest, ütleme niimoodi, nüüd järsku seisavad samas rivis Palestiina lippude all nendega, kes käivad ja jalutavad ringi LGBT rippudega, eks ole, teevad kõike kurja. Ehk et jällegi see ilmselt on mingisugune selline ajamärk ja see on ka see, et kui me nagu vaatame seda pilti, siis me kristlastena peaksime ju nendest asjadest aru saama täpselt nii, nagu need on. Et kes on ikkagi need, kes seisavad nagu õigel poolel ja kes on liikunud ükskõik mis siis põhjustel, eks ole, kas poliitilistel põhjustel, rahalistel põhjustel, eks ole, sest olgem ausad, ega siis see nii-öelda islamiterrorismi pool koos Palestiinaga, neil on nagu miljardid ja miljardid oma propagandaks praegu maailmas liikvel ja need jõuavad igale poole. Need on jõudnud Ameerika ülikoolidesse ja lääne ülikoolidesse, kus, eks ole, noored on kõik hulluks aetud, seal organisaatorile makstakse korralikke rahasid ja nad ühesõnaga tõesti, Nad teevad meie mõistes nagu MTÜ-sid. Nad teevad meie mõistes selles mõttes, et nad korjavad nagu raha selle mõtte toetuseks. Just, ja läbi selle siis lehvitavad neid Palestiina lippe ja räägivad seda propagandat ja mul on nagu nii kahju, et see on jõudnud ka Eestisse. Mul on nagu nii kahju, et see on jõudnud Eestisse ja see on jõudnud ka nagu nende inimeste hulka, kellest sa seda nagu mitte kuidagi ei ootaks. No vaata, see on nüüd täpselt see, tegelikult see on kogu aeg olemas olnud. See ei ole mitte mingi uus asi, see on kogu aeg olemas olnud. Ja selles mõttes ma ütlengi veel kord, et märgid tulevad välja, asjad paljastuvad, kõik see, mis on inimese sees, mis tegelikult toimub, eks ole. Sellepärast, et vaata, siin ongi, et iga üks neist, kes on, need muutuvad selles suhtes nagu sõgedaks. Ja kui sõna ütleb meile hoopis midagi muud selle koha pealt, et me peame tegelikult, kuna me oleme oksad, siis need poogitud oksad, siis me peame olema tegelikult ka seal sees. Me ei saa kõiki asju toetada loomulikult, aga see ei tähenda seda, et me ei kuuluta evangeeliumi, kui vaja on nendele inimestele ja me pimedast peast lihtsalt materdame seda, sest tegelikult tuletan meelde veel kord Jeesuse sõnumit. Kui ta läks ja ütles niimoodi, et mind on saadetud Iisraeli soo kadunud lammaste pärast. See, kuidas see asi hakkas haakuma ja edasi liikuma tänu sellele, et Jumala sõna liikus laia maailma, on see, et meie ülesanne on tuua see sõnum tagasi sinna maale. Sellepärast, et mis oli seal sõnumi sees? Et
juudid saaks kadedaks sellest, milline arm on osaks saanud kristlastele. See on seal sõnumis kirjas. Ja mõtleme nüüd siia juurde, et kui meil on seal keegi, kes läheb, lehvitab mingisugust siukest lippu, kes võtab oma teatud seisukoha, kes võtab seisukohti umbes nagu vanadel headel aegadel öeldi või halbadel aegadel, ütleme siis mitte headel, et kas sul on suguvõsas keegi juut? Et siis ma saan väga hästi aru sellest, miks sa niimoodi teed. Siis me tegelikult oleme jõudnud mingisugusesse ajajärku, mis meenutab just nimelt seda aega, mida me tegelikult ei tahaks meenutada. Seepärast, et küsimus ei ole üldse selles. Vaat küsimus on see sama, mis ma just ütlesin. See puu, see oks, kus sa oled ja mis sina teed. Sellepärast, et meie ülesanne kristlastena on tagada see, et Jumala sõna saaks seal maal avalikuks. See on see, mis Jeesus ütles, et nad saaksid kadedaks. Kadedust saab ainult sellisel juhul vaimulikus mõttes tekitada, kui see sõnum on Jumala sõnum. Iisraelis on praegu väga palju kristlikke kogudusi. Väga palju on tekkinud juurde. Ja selles mõttes nad on ju meile kui kristlastena vennad, kui me aktsepteeri seda. Kui me ei võta seda vastu, kui ütleme teised, kes lähevad ja räägivad sionismist, mismoodi sa sellele lähened siis? See on ju jaburdus sellisel juhul. See sõnum selle koha pealt, et rääkida sellest kristlikust sionismist, see on ju jaburus. Sellepärast, et meie ülesanne ongi seda teha. Ja piibel õpetab meid täpselt seda tegema, kuidas meie peaksime käituma ja kuidas meie peaksime olema. Aga ma ütlen veel kord, see on kogudusel olnud läbi ajaloo. Et nad on pidanud ennast paremaks. See ei ole nii. Sa ei saa olla parem oma sellest, kus sa oled pärit. Sul on pärimus, sa oled nii-öelda Abrahami laps, aga mitte liha järgi. Sellepärast, et Kristus tuli, tegi meid vaimu järgi Abrahami lasteks, kristlasi. Abraham ei sõdinud oma isa vastu, ei sõdinud oma vendadega isa vastu. Jah, nad peavad saama kuulda Jeesusest, nad peavad võtma selle vastu, sest ilma Jeesuseta oled sa ükskõik kes, kas sa oled juut või kreeklane, kui sa teda vastu ei võta, võrgu lähed ikka. See on paratamatus, see rahvus ei oma sellisel juhul üldse mitte mingisugust rolli selles küsimuses. Sa pead võtma Jeesuse vastu, ükskõik kus maas maailma otsas sa oled. Kui sa lähed aga ühte punti nendega, kes ei tea, kes ei armasta Jeesusest, ei tea sellest midagi, võtab puhtpoliitiliselt, võtad selle seisukoha, siis tegelikult on ju see, et sa oled ikkagi see sama nii-öelda ülbeks läinud oks. Sest sinu eesmärk ei ole mitte Jumala sõna kuulutamine, vaid poliitika kuulutamine selles küsimuses. Ja sa oled ka läinud nagu tagakiusajate leeri ja mis on veel on see, et need inimesed nagu hakkavad kohut mõistma, hakkavad näiteks ütlema, et näed, et me peame neid hukka mõistma, me peame nendele kohut mõistma, sellepärast, et minu meelest nad teevad kurja. No võt, see on sinu meelest. Ja see keegi huvita sinu meelest, sellepärast, sinu meelest nad teevad kurja, aga see, mis on kõrgemal, see mõistab kas nende üle kohut või mõistab nende üle õigust. Just. Meie ülesanne ei ole nende üle kohut mõista. Meie ülesanne on kuulutada neile Jumala sõna. Just. Jah, mitte midagi muud rohkemat. See on ka see, kes arvavad, võtavad poliitilise hoiaku. Ülesanne on kuulutada Jumala sõna. Kui sa seda teha ei oska, anna see teistele inimestele, kes oskavad. Just. Ja. Aga, et tegelikult me võime sellest teemast minna, ta nagu mõnes mõttes ka natukene seotud, aga võime ka üle minna selle teise teema juurde, et me oleme praegu ikkagi juunikuus, et mis siis nii-öelda inimeste maailmas jälle teatud seltskonna poolt, kes on praegu nagu kuidagi eriti nagu esile tõusnud ja lastud ka esile tõusta ja me jõuame siin rahastamise kõige juurde, eks ole, mis siin nagu maailmas toimub, et kristlased teavad, et kuri on läinud ikka väga pööraseks ja veelgi kurjemaks. Siis tõepoolest ka Iisraelis peeti seda nii-öelda uhkuse kuud ja lehvisid kõik need LGBT, need vikerkaarelipud ja siis juba need uuemad lipud ja kõik. Ehk et
noh, see on nüüd selline asi, noh, mille pärast ka nagu, kui meie käisime seal Jeruusalemmas, siin nagu kristlikul palvus hommikusöögil, siis umbes vaadati ka meie otsa, et noh, et kuhu te lähete, et vaadake, mida siis Iisraeli riik teeb ja lubab, et ta laseb sellistel asjadel sündida, teie nagu lähete sinna seda toetama. No vabandust, ükskõik, kes seda niimoodi näeb või räägib, noh, ta ei saa nagu asjadest üldse aru. Et jällegi, selle üle ka Iisraeli riigi ja ütleme, ka rahva üle, keda Jumal armastab, seda ta ka karistab. Et Jumal on oma rahvale ajaloo vältel, piiblis on see kõik kirjas, ta on nagu, kus ma ütlen, palju vitsa andnud nende eksimuste ja ärakukkumiste eest. Aga see on kõik sellepärast, et nad saaksid pärast nagu veel tugevamini kinnitatud, et noh, küllap Jumal tegeleb sellega ka ja tegelikult noh, kahjuks ta tegeleb ka Eestiga, kus seda Ja, nüüd nii tegeleb kõigi nendega, kes marssisid seal lipu all, sellel paraadil, kõikides riikides, küll ta tegeleb nendega, eks. Et noh, meie sinuga ja inimesed, kes seda ei toeta, noh, meie asi ongi see, et meie sinna ei lähe, meie selles ei osale. Ja ega me sellepärast siis ei läinud Jeruusalemma või Iisraeli, eks ole, me läksime ikka hoopis muude asjade pärast, Jumalale oluliste asjade pärast. No jälle on see asi, mis on ka Jumala sõnas kirjas, et mis on olnud alati üks asi, mida saab sealt lugeda, kui patt oli leeris, Iisraeli leeris vanas testamendi ajal, siis ega nende asjad ei läinud hästi. Ei edenenud ja noh, ja me oleme sellest ma mäletan vist eelmises saates ka rääkisime sellest, et praegu seal noored mehed lähevad, nad võitlevad jah, seda võitlust Liibanonis siis selle Hezbollah vastu, aga no, vaata, kui su patt on sinu leeris, siis juhtub see asi, et paljud need ohvrid on tegelikult nii-öelda kasutud. Sa raiud selle ühe pea maha, seal tuleb 7 asemele. Selles suhtes ongi, et väga huvitav on see muuseas, et tegelikult Netanyahu ja kõik, kes need seal on, tema need koalitsioonikaaslased, nad tegelikult on ju konservatiivid. Netanyahu need parteikaaslased või koalitsioonikaaslased on ju tegelikult ortodoksed juudid. Siis tegelikult see tähendab seda, et on olemas see teadmine. Vana testament on ju tegelikult, noh, kui me võtame selle, on ju tegelikult, mida meie teame, on ju see, mille järgi juudid väga palju elavad. Ja seal on ju konkreetselt, eks ole, näiteks kõik räägivad, mis asi on Toora. Toora on tegelikult ju Vana testamendi esimesed 5 Moosese raamatut. Et see on nagu kohustuslik selgeks saada. 5 Moosese 28 räägib väga konkreetselt sellest, mis asi on hea, mis ei ole hea, mis viib milleni. Ja noh, kui seda ei loe, see on ju seal kirjas, sa oled selle nii-öelda nagu ema piimaga kaasa saanud. Sa pead teadma seda, mis toob mille kaasa. Ja sa ikka teed neid poliitilisi otsuseid. Sa teed ikka neid poliitilisi otsuseid. Selles suhtes ongi see, et tuleb selles küsimuses järgida ikkagi seda, mida sa oled õppinud. Ma ei usu seda, et Netanyahu ei tea seda, mis Tooras kirjas on. No, aga lubab sellel sündida. Aga lubab sellel sündida, no see tähendab seda, et jälle on see, et vaja kristlikel kogudustel tõusta üles sellel maal ja paluda Jumala poole ja rääkida nendest asjadest, sest lõppkokkuvõttes on ju see, et Jumala käes on ka need juhid. Eks ole, täpselt samamoodi on meil Eestis. Ma ütlen siia juurde, nii nagu me lõpetasime eelmine kord saate, me ei hakka praegu lõpetama, kusjuures, ärge seda kartke. Mida te tegelikult kristlastena näha tahate? Väga paljud räägivad sellest asjast, et näevad, nii on ja nii on ja nii on. Aga kuhu usk jääb sinna juurde? Minul on see küsimus. Aga kus jääb usk? Sa räägid neist asjadest, mida sa näed oma silmaga. Aga räägi neist asjadest, mida sa oma silmadega ei näe. Aga millesse sa usud? Aga millesse sa usud? Ja sinu usku mööda sinule sündigu. Just, täpselt. See on see Heebrealastele 11.1. Jah, et see, olgu see, et sa ei näe neid asju siin, aga räägi seda, mis hakkab toimuma. See, millesse sa usud. See, et kui sa oled kristlane, siis Jumal võtab need asjad esile. Täpselt samamoodi. Kui sa oled kristlane, siis Jumal kannab sinu eest hoolt.
no ütleme, kas või pisiasjades, sa võid mõelda mingi asja peale, et oleks vaja, vaat seda. See tuleb sulle ja see tabab sind järsku täiesti ootamatust, sest Jumal hoolitseb pisiasjade eest ka. Saati siis veel kõige rohkem veel riigi eest. Nii et see, milles asi on, kui te räägite asjadest, mis toimuvad, siis need on nagu nii silmaga näha. Ega kurat ei maga ju. Ja tema toimetab ikka oma tegemisi, eks ole. Mida te tahate siis tunnistada? Kas te tahate tunnistada seda, mida kurat teeb, mida ta nagu nii teeb, sest ta üritab inimeste seda sisemust muuta, või te lähete ja ütlete Jumala sõnaga ei, sest kirjutatud on. Ei, sellepärast, et see asi viib selle asja hukatusse. Meie riigi viib hukatusse. Ei, sellepärast, et see uhkuse kuu, mis praegu on juunikuu, see viib teatud asjad vaimses plaanis hukatusse. Me ei aktsepteeri seda, me ei tolereeri seda, me ei soovi seda. Ja me ütleme selle välja, et see asi lõpeb ära. See on see, mida te tahate näha. Just, ja seal on veel nagu see asi ka, et ega meie inimestena võib-olla, meie asiga ei ole seda hukatust hakata kirjeldama isegi. See ei ole meie asi. See ei ole meie asi. Ja meie ju teame kristlastena, et ükskõik, mis maailmas sünnib, või on sündinud või sünnib või saab sündima, siis Jumal on kõik selle ette juba ära võitnud. Ongi. Ja võt selles usus ja lootuses. Selles usus ja ootuses tulebki elada. Just. Sest muidu on see, et see on see inimese keel. See on see nagu on hoiatatud ka Jumala sõnas, et see paneb suuri asju võib panna põlema, eks ole. Aga seda tuleb kasutada ka niimoodi, et see ei ole just nimelt see, et mis on mõttes. Et mis toimub, eks ole. Väga paljud, ma ütlen niimoodi, räägivad ise neid asju välja ja räägivad seda, mis siis riigist tuleb. Loomulikult tuleb, sellepärast, et lõppkokkuvõttes väga vähesed kristlased paluvad näiteks oma maa ja rahva eest, näiteks ka selle riigi eest, näiteks ka selle valitsuse eest. Nad lihtsalt konstanteerivad fakti, mida see valitsus teeb valesti. Aga nad ei palu. Aga see, mis muutub nende jaoks palveks, on just nimelt see sama asi, mida see valitsus teeb valesti. Ja see valitsus teebki edaspidigi valesti. No meie asi on tegelikult ka veel, võib-olla seda paluda, et me teame, meie kristlastena teame ja tavainimene, ta saab ju oma igapäeva elus, ta oma nahal tunneb kõike seda, mis on valesti. Kuni siin oli välja, et näiteks need aastad, mis me ei ole Iisraelis käinud ja ütleme ka veel tagasi, veel rohkem kaugemale tagasi vaadates, kui ma käisin vist 2000 alguses, siis kui siin ajad tagasi, mingid aastad tagasi veel oli ikkagi niimoodi, et sa teadsid, et Iisrael on kallis maa ja sa siit eestlasena lähed, sa oled harjunud selle hinnatasemega, mis meil siin on ja kõik, ja sa tegelikult, olgem ausad, ikkagi seal kuskil Jeruusalemma, kuskil peatänava peal kohvikusse eriti sisse astuda ei julgenud, sest hinnad olid selles mõttes pöörased. Ja nüüd, kui sa lähed Iisraeli, siis hinnad on kõik samad. Täiesti tavakaup, mul oli seal vaja mingit täiesti ka pisi asja, eks ole, läksin kaubanduskeskusesse, mõtlesin ka veel, et oi, et ei tea, mis nad siin maksavad. Mulle tundub, et odavamad olid need asjad. Vot nii, ehk et mis ma tahan öelda on see, et ükskõik, mida nad praegu teevad, siis meie asi on palvetada, et see kõik ikkagi mööda läheks ja ka kõik need asjad, mida nad teevad valesti, et ütleme siis niimoodi, et see patt jääks nende turjale, nende hingele, nende kanda, kui ükskord nende aeg on nagu see oma tegevusest tunnistust anda, mitte ei langeks Eesti rahva peale. Jah, aga ma ütlen ka siia juurde, et see on väga palju koguduste kätes seal, kes peaksid paluma oma maa eest. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes, vaata, siin on nüüd see, et kui Iisraelis on valitsus, kes soosib just nimelt seda uhkuse kuud, just nimelt sellisel moel, siis meil on paralleeline ka ju valitsus, kes tegelikult ju soosib seda uhkuse kuud. Meil on ju erinevad valitsused, kusjuures linnavalitsused, kõik need, eks ole. Me ju ise kogesime, ise ka oleme kogenud just omal nahal siin Eestis, et kuidas 2 linna siis tegid seda, nende valitsused andsid selles suhtes positiivse sõna.
Tallinn ja Tartu. Tallinn ja Tartu. Üks valitsus otsustas teistmoodi, mis on ka väga positiivne. See tähendab seda, et sellel valitsusel on selline teatud poolehoid vaimulikus mõttes ka. Ja see tähendab seda, et ja ka nii nagu on Iisraeli valitsusegagi seal, et neid asju, mis on nii-öelda, mis ei peaks olema. Sellepärast ka see uhkuse kuuasi, et sest mille üle sa uhke oled? Seksuaalne asi ei ole see, mille üle peaks uhke olema. See on lihtsalt üks asi. See on üks osa lihtsalt. Selle üle uhke olla ja selle üle, ütleme, inimesi, kes ei ole sellega nõus ahistada, see on otseses mõttes praegusel ajal. See läheb täiesti vastuollu igasuguse sõnavabaduse ja kõige muuga. Ja veel see ka, et me ei räägi ainult täiskasvanud inimestest, me räägime ikkagi ka lastest ja nii-öelda sellest põlvkonnast, kes meid peaks nagu tulevikku kandma. Ja nad teevad seda meelega ka, et normaliseerida ära kõik see ka selle nii-öelda tuleviku põlvkonna jaoks. Ja see ongi selles lootuses nemad siis elavad, eks ole, et nemad saavad siis nagu tulevikus ka edasi toimetada. Aga ma arvan ikkagi, et mul on selline tunne, et see elab oma selliseid lõputõmblusi või lõpuaegu. Sellepärast, et patt ei jää igavesti ja selles suhtes see, mis me praegu näeme, see variseb nagu nii kokku. Ja siin peab olema nüüd selles suhtes väga täpne, et mismoodi see välja näeb, seepärast, et patt on ju tegelikult patt. Sa võid talle öelda, et see on uhkus. Tegelikult on ikka patt. Ja ma tahtsingi seda öelda, kui ma rääkisin neist valitsustest, siis need valitsused, kui nende eest palutakse, aga kui nad ei paranda meelt, vaat see on nüüd see osa, millele ma tahtsin jõuda. Ja kui nad ei muutu ja kui nad ei saa aru sellest, et mis positsioon ja missugune, niisugune meelevald neil tegelikult on, siis nad võetakse ära. Nad eemaldatakse. Nii on ajaloos olnud, aga vaata siin, ma ütlen veel kord, on väga oluline, mida meie inimesed, kristlased just enne kõike, sellepärast, et need on see, nagu öeldakse, maasool. Mida meie ütleme, mida meie räägime, mida meie tahame, mida me tahame tegelikult. See on hea küsimus, aga mida me tegelikult tahame? No mis meie tahame kristlastena, et sinu riik tulgu. Sinu riik tulgu, just. Ja kui me räägime vastupidiseid sõnu, näiteks sellele, et kõik see, mis toimub, see on see, see on see, see on see. Vaat kurat oli, Jeesuse juures oli ka niimoodi, täpselt samamoodi. Kui ta andis need 3, need kiusas teda seal kõrbes. Ja mõtleme sinna juurde, et see on täpselt niimoodi, et ütle nüüd, vaata, ta käib niimoodi. Ei, ta kaljult ennalt alla ja ma ei tea, mida ta kõik. Tee nüüd seda, tee. Kurat on täpselt samamoodi inimestega allal. Tal ei ole tegelikult vaja, tal on 3 asja, millega ta on kogu aeg üritanud inimesi nii-öelda, vaat just selle sama Jeesusega, ta läks 3 asjaga tema juurde. Tal ei ole inimeste puhul on tal väga lihtne, sest need 3 asja, üks neist asjadest on need, mille pärast on kukkud kogu aeg keegi inimestest. Aga just nimelt see, et ta läks ja siis ongi see, et ta istub seal sinu selja taga ja siis ta ootab sind, et ütle nüüd välja see, ütle nüüd, tal on vaja seda sõna saada. Seda jaad või ei, ega ilma asjata ei öelda piiblis ka, et sinu jaa olgu jaa, sinu ei olgu ei. Et aga ainuke asi on see, et kui sa Jumalale ütled jaa, eks ju, või sa ütled patule ei, siis see püsib ja Jumal armastab sind ja hoolib sinust ja see on nagu see on nagu nii oluline, aga kurat ei hooli sinust. Kurat ütleb, ta ei hooli sellest riigistki. Ta meeldib seda, et see oleks just nimelt tal on vaja saada sinu käest kätte see jaa, kui sa ütled jaa, ma heidan ennast kaljult alla, eks ole, ta kiusab sind Jumala nimega veel ja tal on vaja, et sa heidaksid ennast kaljult alla, mis sinust edasi saab? See teda ei huvita. No muidugi. Ja riigiga on täpselt samamoodi. Riigiga on täpselt samamoodi. No ütle nüüd, hakka nüüd rääkima sellest, et kirjuta sotsiaalmeedias pidevalt sellest, et kui viletsasti kõik läheb, kuidas raha ei ole, kuidas see on see, kui viletse valitsus on. Lase nüüd käia, räägi. Aga vaata, siin ongi see, et kui sul ei ole seda teadmist, kui sul ei ole seda vaimul, siis sa lähed ja räägid. Sa lähed ja teedki seda ja siis ongi see, aga Jumal on öelnud meile, andnud konkreetse sõnumi. Ta annab meile selle valitsuse, kui me palume, kes teeb head sellele maale
Noh, see tähendab seda, et igale poole ongi just nimelt see, et kui me palume, kui me ütleme selle välja, kui me usume seda, siis meil tuleb hea valitsus. Siis need, kes teevad seadusi, mis ei ole Jumala sõna kohased, need võetakse välja ja eemaldatakse. Ma selles osas ei ole sinuga nõus, et ei tohi nagu kirjutada sellest, mis on halvasti. Et sa pead ikka tähelepanu juhtima. See on okei. See on mingil tasandil on see okei, eks ole. Aga see ei tohi saada elu kõige tähtsamaks osaks. Aga ma ütlen seda, et paluda seda, et tulemas on selline valitsus, kes muudab need seadused ära. Ükskõik, mida teised arvavad. Mis see peaks mind huvitama, mida arvab midagi Euroopa Liit? Just, või Euroopa Komisjon. Või Euroopa Komisjon. Või Kaja Kallas. Kristen Michal. Jah, või sellepärast, et miks nad saavad eemaldatud nendest positsioonidest. Ja see hakkab peale juba ainuüksi, see hakkab peale, tead kuidas, see hakkab peale niisuguses, kui see hoiakud on vastavalt sellele, mis on Jumala vastu, siis inimesel iga otsus, mis ta vastu võtab, on halb otsus. Iga asi, mida riik vastu võtab sellisel juhul, on ka halb otsus. Just, ja neid me oleme näinud nii palju. Ja me oleme seda näinud. Sellepärast, et miks Moosese 5.28 toimib täpselt samamoodi, nii kui toimis Iisraeli ajal, toimib praegu ka. See on iga riigi nii-öelda lakmuspaber, mida sa tahad saada. Ja siin ongi just nimelt see pilt, siin ongi just nimelt see, mida me tegelikult siis näeme, aga meie nägemisest on vähe kasu, meie usust on kasu. Ja siis need saavad asjad muutuma. Inimesed, kes ei pea olema, need saavad kõrvaldatud positsioonidest. Ja antakse see riik neile inimestele, kes on olnud, kelle eest on palutud ja kes on teada Jumalale, et nad on nendele jaoks või nad on avatud neile. No ja ustavad, eks ja kes on avatud. Vaata, kui üks asi on see, et kui sa oled avatud, teine asi on see, kui sa oled ustav ja sõnakuulelik. Need on väga olulised asjad. Väga vähesed on tegelikult püsivad selles. Ja sellepärast ongi see, et see tuleb korralikult paluda ja uskuda ja rääkida sellest. Et mis on tulemas, see on see, mis sa tahad näha. Meil on praeguses situatsioonis me ei kogudus peab võtma ja selle positsiooni ära, et me näeme seda, mis me näeme oma silmadega. Unustame ära see, mis me näeme oma silmadega. Meil ei ole vaja seda. Me näeme seda niigi, me loeme lehest sellest. Just, et üks asi on see, mida me võib-olla oma silmadega näeme, me näeme võib-olla neid inimesi, aga seal on palju rohkem kui inimesed. Seal on meelevald. Ja vaata seda meelevalda, ongi nagu väga raske näha, aga kristlastel on võib-olla natuke raske näha, eks ole, et see meelevald on asi, mis on võtnud maad mitte ainult valitsejate hulgas, eks ole, vaid ka meedias, eks ole, igal pool ta on, see nagu see meelevald on ajanud need kombitsad igale poole ja tihti peale, isegi need inimesed, kes on läinud nagu selle meelevallal, nad räägivad sulle väga ilusat juttu ja sul ongi nagu, sa vaatad ainult inimest, vaatad, oi kui ilusti ta räägib, oi, nii ja naa, eks ole, tead, ja lased ennast nagu ja sa oled ka ise sellesse meelevalda, eks ole, oled sellest tavainimene või oled sa isegi kristlane. Sest me ka tahame ju uskuda, et inimesed on head ja näed, Kristus armastab meid kõiki ja Kristus oli hea ja need on nagu sellised asjad, aga me peame palvetama ka selle eest, et see meelevald lõpeks. Et see meelevald laseks lahti kõik need inimesed, eks ole, meedias, siis ütleme ka kogu see, ma ei oska öelda, ametnikkond ja kõik, eks ole, kelle nägusid ja neid inimesi me isegi ei tea, aga nad on selle meelevalla all, et ka nemad pääseksid sellest meelevallast ja sest ma olen täiesti kindel, võt selles mõttes ma olen küll täiesti kindel, et meil kõigil sügaval südames on ikkagi see jumalik säde, mis teab, mis on õige, aga see on nagu nii kinni kaetud neile meelevallaga nendel inimestel, et nad ei kuula seda enam, nad ei näe enam seda, nad ei näe neid õigeid teid, neid õigeid suhteid, kuhu tegelikult peaks minema. Ja nad on kaasa läinud kõige sellega, mida neile iga päev, kes millisel põhjusel, eks ole, et inimesed on inimesed, eks ole, kes saab palka, eks ole, kellel, ma ei tea, kes ei julge selle pärast rääkida, et mu laps käib koolis, eks ole, kus õpetaja on, ütleme, seal kuskil toetab, eks ole, seda valitsust või nii edasi, see on nagu nii pisi asjadeni välja, kuidas inimesed on lasnud ennast sellest meelevallast nagu ära hõlmata. Et see on asi, millest me peame paluma, mitte ainult see valitsus, eks ole, et see valitsus kukub nagu nii, eks ole, sest et Jumal on selle maailma ära võitnud ja kõik, kes teevad valesti,
hästi, need kukuvad nagunii. Aga et me sellest meelevallast ka saaksime lahti. Sest see on see, mis ütleb, eks ole, et hüppa nüüd sealt kuristikust alla, ütleb ka kristlastele, eks ole, et ega selles ei ole midagi paha, kui sa jalutad sealt tänavalt läbi, kus see paraad läheb, eks ole, et ära sekku, ära ütle midagi. Me teame, alguses käid ju piibliga ka seal, käid ees, aga nüüd on kõik juba nagu leppinud või, ja sellega see meelevald töötabki. Ahaa, eks ole, see juba kõik on ära normaliseeritud. Kõik kristlased istuvad oma kogudustes, istuvad oma kodudes, keegi isegi ei lähe neid torkima, eks ole, umbes niimoodi, et ära torgi ja et saad ise ka kokku. Ehk et mis ma ikkagi tahan öelda on see, et kui me selle meelevalla eest palvetame, et me sellest lahti saaksime, siis kaovad need asjad kõik ära ka. No ma mõtlen siia juurde, et kui meil valitsus on teine, siis on ka see meelevald teine. See võtab aega. Ja see võtab aega lihtsalt. See meelevald ründab veel kõvasti. See on see maailma vaim siis, ütleme selle juurde, selle meelevalla juurde, kes seda annab. Ja selles suhtes, ega kui kristlased seal käisid, eks ole, et see oli nende jaoks siis uus asi, aga ütleme, ma arvan, et nad ei ole aru saanud, või tähendab mitte aru saanud, vaid nad ei ole mitte alla andnud. Ei, seda kindlasti, seda ma ei tahtnud öelda. Vaid küsimus on lihtsalt selles, et nad on aru saanud sellest, et see võitluse relvad võivad olla ka teissugused. Ja arvatavasti ongi teissugused, sellepärast, et lõppkokkuvõttes ei ole me, kui meil, ma ütlen veel kord, et kõik on seotud sellega, missugune on see maailmavaimu nii-öelda see ilming. Ja täpselt samamoodi on ka see näiteks need igasugused paraadid, mis siin juunikuus on toimunud, eks ole. See on täpselt samasugune. Ja sellega nagu näidatakse seda uhkust, me teame seda, et kõigepealt, mis see uhkus oli. Esimene uhkuse moment oli see, kui saatan visati taevast alla piiblis ja sellepärast, et ta läks uhkeks. Sest ta hakkas arvama endast rohkem, kui ta väärt oli võib-olla. Tal oli muidugi ka mingi teatud põhjus, sest ta oli tegelikult, öeldaks, et ta oli taevasse ülistusjuht. Ülistusjuht on tavaliselt see, miks see on niimoodi, et kogudustes on ülistusjuht väga suure rünnaku all. Sellepärast saatan teab väga hästi, mis ta ise oli. Ja sellepärast ta üritabki neid ülistusjuhte nii-öelda kõrvale viia või kõrvale sehkendada, seepärast, et kui selline tegelane saadakse ära, siis on see, et vaimses plaanis kogudus hakkab ka nihkuma kuskile, ei tea kuhu. Sest ülistus on väga oluline. Mõningates kirikutes see ka juba toimub. Jaa, sest ülistus on tegelikult koguduses väga oluline. Mõned arvavad, et mis seal on paar laulukest ja niimoodi on tegelikult väga, väga oluline, sellepärast, et see ülistus ei ole mitte kunagi lihtsalt laul, see on vaimne. Ja kui kuradil õnnestub seal mängida nii-öelda oma mänge juurde, siis kuna ta on teadlik sellest, sest ta on ise seda olnud, siis loomulikult piiblis ka ju räägib selle kohta, et ta oli niisugune ilusa häälega ja kõik see. Siis loomulikult ta seda võimalust kasutab, aga ütleme nii, et see ei saa lasta ennast mõjutada sellest maailmast ja kuna esimene uhkuse kuu lõppes just kuradile täpselt taevast välja viskamisega ja ta võttis teatud osa ju nii-öelda seltskonda sealt kaasa, need said siis teemonid tema juures ja mis tähendas seda, et vaata see uhkus selles küsimuses, kui sa oled patu üle uhke, siis vaata, siin ongi see küsimus, et siis sa, ütleme, kui alguses kristlased käisid ja andsid piibleid võib-olla ja jagasid traktaate, siis kui sa oled patu üle uhke, siis on see teatud moment see, et kus kristlased lihtsalt võtavad selle seisukoha, et meie relvad on teised, me palume selle asja eest. Aga see on taaskord, ma ütlen, see on võimu ja meelevalla küsimus, sellepärast, et seal on teatud momente, seal on teatud kohti, kus lõpetatakse see asi ära, sest see ei ole koht, mille üle ole uhke kõigepealt. Ja teine asi on see, et vaimses plaanis ta tegelikult jälle Moosese 5.28. Sa teed asju, mis ei ole õiged. See tähendab seda, et need asjad hakkavad sündima selles riigis, sellel maal, mida sa ei taha. Sul tuleb sinna juurde inimesi, nii nagu on mujal, sul pole vaimset tagapõhja, sul tuleb sinna juurde inimesi, kes võtavad ja söövad sinu leivaküna tühjaks, nagu me teame selle kirjakoha järgi. Sinu see, mis sina teed, see saab antama kellelegi teisele. Euroopa on täis seda. Just. Me ju kõik teame, me kõik näeme seda. Kõik oma künad oleme andnud ära. Kõik künad antakse ära ja see on üks põhjustest, miks seda tehakse, sellepärast, et see on patt.
see on patt, mida rohkem on pattu, mida ütleme, miks see on niimoodi, et et see on nii-öelda, et aga seal on teisi asju veel öeldakse, et aga seal on ju, ütleme, abielu rikkumist ja kõike niimoodi. Kulla sõbrad, jah, me propageeritakse meil meedias võib-olla tõesti seda, et abielu rikkumist, aga see on avalik küsimus. Kui te olete patust teinud avaliku küsimuse, siis see järelikult on ka Jumala riigi jaoks avalik küsimus. Kui on paraad on nii-öelda või seksuaalse teema on avalikuks tehtud nii-öelda siin avalikus suure riigi küsimuses, et selle järgi hinnatakse, et kas inimene on nii-öelda tolerantne või ei ole, siis see on avalik küsimus. Ja see on see järelikult ka Jumala jaoks avalik küsimus. Ja ta tegeleb sellega. Ja ta tegeleb sellega. Ja ta tegeleb nii, et need, kes paraadil käisid, see tegelikult ei meeldi. Fakt. Ma tahan tegelikult ühe asja veel siia lisada, et me ei ela enam nagu selle nii-öelda maailma, nagu sa ütlesid, eks ole, et maailmast tulnud meelevallal me elame. See meelevald hõlmab mitte ainult enam pattu, vaid hõlmab ka hirmu. Et kõigepealt tuli patt sisse, eks ole, tuli nende ühesõnaga kogu sellega, et laseme võõrad sisse, anname künad neile, eks ole, ja siis laseme selle patu uhkuse paraadi pidama. Aga see tegelikult on ju aasta algust nii seatud, et kõik see on nii-öelda normaalsuse ikkagi minnakse nagu Jumala vastu ja iga normaalne inimene ma sisimas tunneb, eks ole, et see ei ole nagu õige ja see ei ole, ma pean nüüd midagi ütlema, pean mingi seisukoha võtma ja siis, kui sa hakkad oma seisukohta võtma, eks ole, miks ka enam ei ole tegelikult mõtet minna ka tõesti kristlastele, eks ole, just sinna seda piiblit näitama neile, on see, et see seltskond on võtnud kasutusele ka sellise asja nagu hirmuga mõjutamise. Ehk et nii nagu Päivi Räsänen, eks ole, loksutati läbi kõikide kohtuastmed, eks ole, piiblit tsiteerimisest, mis on selle eesmärk? Tekitada kõikides kristlastes see hirm, et me ei julgegi enam piiblit tsiteerida. Me ei julge enam piiblit tsiteerida siis, kui meie näeme, et tegemist on patuga, ja öelda, et see on patt ja mitte minu kui inimese mõistes, vaid piibli mõistes. Et see pretsedent on nüüd loodud ja selle hirmu all nad loodavadki, et ka meie kristlastena hakkame elama. Aga see ei tohiks nii minna või see ei lähegi. Miks ei lähe niimoodi? Sellepärast, et sellisel juhul ütleme, valitseb ju tegelikult hoopis midagi muud selles riigis. Kristlased ei kao mitte kuhugi. See sõnum ei kao mitte kuhugi. Lihtsalt see leiab selle väljundi, et ta ütleb välja asju nii, nagu on vaja. Ja ta levib veel rohkem. Sellepärast, et sa võid ühte inimest nii-öelda ahistada. See on ahistamine, mis Päivi Räsäneniga tegelikult on toimunud. See on ju tegelikult konkreetselt ahistamine, sest ta tsiteeris seda sõna. Meil on antud sõnavabadus, meil on antud veendumusvabadus, usuvabadus, kõik on antud, eks ole. Ka arvatavasti Soomes. Ja ütleme niimoodi, et kui nemad ei saa sellest aru, siis küsimus ei ole sellest, Jumal tegeleb nendega ise. Just nimelt nende samade tegelastega. Meie ei pea tegelikult mitte midagi kartma, eks ole. Kui tulevad mingisugused vastuoksused või mingisugused, ma ütlen veel kord, see on imelik, kui kristlastel ei tule, see on maailmas väga imelik, kui näiteks kristlastel ei tule mingisugust sellist nii-öelda konflikti. Selle maailmaga ja kõikide nende süsteemidega ja kõige sellega, mida siis maailm pakub, eks ole, täpselt samamoodi nagu nende uhkuse kuu tegelastega. See oleks, minu meelest oleks see väga imelik, sellepärast, et see on loogiline, seal ongi vastus. Ja aga sa ei tohi karta minna nende vastu selle pärast. Kas sa arvad, et Päivi Räsänen kardab neid või? Lihtsalt on see, et tal on tehtud lihtsalt elu natukene mingil moel ebamugavaks, aga lõppkokkuvõttes on ju see, et sa seisad selle sõna peal. Tühja sellest, mida nad seal arvavad. Need seal, kes ei seisa selle sõna peal. Mis neil on? Neil ei ole mitte midagi. Neil on ainult see mingisugune pride, mis ei olegi pride. Lõppkokkuvõttes ütlen veel kord, seda sama juttu ütlen, mis ei ole pride, see ei ole millegi asi, mille pärast uhke olla. Mina ei tea, mille pärast see on tekitatud siukene asi, mis on nagu uhkus selles küsimuses. On palju muid asju, mille üle uhke olla võib olla. No see on selline... Ja see on siukene positiivsem asi, isegi näiteks... Ütleme niimoodi, et kui madalad inimesed on madaluse üle uhked. No jah, aga ütleme, olla uhke selle üle, et kes on mu nii-öelda, kuna partner on siis nagu samast soost, ma ei tea, ma ei saa aru sellest, et milles see asi on.
sul on samast soost partner, no ja mis siis? Okei, me ütleme kristlastena, jah, see ei ole õige, see on patt, aga ütleme niimoodi, sina ütled meile jälle vastu, et aga ma tahan nii. Okei, sina tahad nii, lase käia. See on sinu oma valik. Kui Jumal tahab, saab su kätte, me võime paluda su eest, see asi saab muudetud, sest Jumal ei anna sulle rahu ja sa muutud ise sisemiselt ka sisemise inimese poolest, sest see tähendab meele uuendamist. Kõigepealt mingis küsimuses, kui sinu eest hakatakse paluma ja kristlasi on maailmas küll ja küll olnud, või tähendab neid, kes on olnud seal teisel pool, kes on saanud vabaks sellest läbi selle, et on kristlased on palunud. Ja on tulnud kogudus, maailmas on olnud juhtumeid küll, me lähme kogudusse, me lähme provotseerime seal niimoodi. Nad on läinud sinna kohale, need samad Pride'i tegelased, 2 tüdrukut või 2 meest ja Jumal sai nad kätte. Jumal sai nad kätte niimoodi, et nad puudutas neid ja nad said aru sellest ja nuttes andsid nad oma elud siis Jeesusele, nad muutsid seda ja tagajärg oli see lihtsalt, et nad ei ole enam need, kes nad olid. Ja nad said vabaks. Nii et selles suhtes ongi, et las siis olla. Kui nad arvavad, et see on mingisugune hirmutus, sellepärast siis hakkab Jumal nendega tegelema. Ja usu mind, seal on teatud piire ja teatud asju, mida nad ei taha, et Jumal nendega tegeleks. Ja, no aga ma ütlen, et meil siiski Eestis on kristlastel, ma ikkagi ütlen, et konservatiividel ja kristlastel, et me ei saa olla nagu leiged selle koha pealt, et me peame nagu, meil on ikkagi võimalus praegu veel vastu seista, et see, mis Soomes juhtus Päivi Räsäninega on see, et seal neil on ikkagi ka see seadusandlikult on vastu võetud see vihakõne seadus ja selles mõttes inimeste riigis, kui on, meil ju ka öeldakse kogu kõik nende, rohepöörde asjade, kõikide asjadega, mis meile tunduvad nagu täiesti absurdsed, arusaamatud, need teevad meid vaeseks, eks ole, teevad meie hinnad kalliks, see on täiesti nagu majandusseaduste vastane, füüsikaseaduste vastane ja kõik. Ja siis, kui sa lähed seda rääkima, ärge tehke, siis öeldakse sulle peale, aga meie peame täitma seadust. Vot seda seadust, mida Kaja Kallase valitsus ajas terve Riigikogu suvel veel erakorralisel istungile, et vastu võtta see seadus, millega siis Eesti peab aastaks 2035 olema kliimaneutraalne, pärast seda tehti kliimaministeerium, pärast seda hakkas tulema kõiki neid asju ja ükskõik kellega sa räägid energeetikutega, sa räägid ettevõtjatega, sa räägid ükskõik kellega, kõik ütlevad sulle, et kes rohkem või vähem hädise näoga, eks ole, me peame täitma seadust, muidugi on ka need, kes on siis ennast ilusti kelgu peale sättinud, sest et selle seaduse täitmisega on ühendatud ka pangad ja kõik need regulatsioonid, eks ole, et sa ei saa, kui vanasti oli nagu ettevõtlusvabadus, pangandusvabadus, see oli nagu kõigest nagu turuseaduste alusel, loogikaseaduste alusel, majandusseaduste alusel, et sa läksid panka, ütlesid, mul on selline projekt, ma tahan raha saada ja pank ütles, jaa, palun tee. Siis nüüd on niimoodi, et pangad on kohustatud mitte andma raha teatud asjadele, mis on halvaks kuulutatud nende nii-öelda selle agenda kohaselt ja peavad andma raha ükskõik kui tobedad ja ühesõnaga ka jumalike seaduse vastased nad on kohustatud andma raha nendele projektidele. No see on tegelikult religioon. See on religioon. Me kõik teame seda, et see kliima asi on ju tegelikult religioon. Seal on neil olemas oma nii-öelda see prohvet, see on see Greta, kes seda kõike alustas või nende nii-öelda see tööriist jah, aga me nimetame teda, et ta võib olla see nii-öelda jutumärkides prohvet. Aga ühesõnaga see on nagu taas, miks see on niimoodi, miks see nii suurelt on just läinud, see on nagu see religioosne pool sellele. See on nagu mingisugune religioosne lähenemine sellele, et kuidas see kliima nagu kokku kukub iga hetk ja et me peame midagi sellegaks tegema, me peame päikese kinni katma. Siuksi avaldusi on tulnud siuke mees nagu Bill Gates tegi siuksi avaldusi, me peame päikese kinni katma, eks ole. See on siuke rumalus. Aju on nagu ära võetud sõna otseses mõttes sellel hetkel, sellepärast, et kui vaimses plaanis ei ole, on nii-öelda midagi muud selle asemel, siis tulevad lollused ja rumalused. Sellega on see, et kui me hakkame kummardama loodut rohkem kui loojat, eks me kummardame mingit kliimat, me kummardame, ma ei tea, tuult, päikest, päikesejumalad ja tuulejumalad ja kõik. Siis on võimalus vaeseks jääda. Siis on suurepärane võimalus jääda vaeseks. Aastaks 2035. Õnneks, vabandust, et ma segan. Õnneks me ilmselt selleks hetkeks me oleme valitsuse nii-öelda ära vahetanud. Ja valitsus on muutunud ja kõik need seadused, mis on lubatud, mis on praegu
ja mis on võib-olla ka lubatud tulevikuks, need pööratakse ümber. Just, aamen, selle peale ma lihtsalt, miks ma selle teema avasin, oligi see, et ma tegelikult tahtsin öelda, et meil kristlastena ja konservatiividena, kes et me oleme, kristlased ikkagi on konservatiivid ja konservatiivid, kas on kristlased või ei ole, aga vähemalt nad on konservatiivid. Meie kohus on sellele kõigele vastu seista, eks ole, sellepärast, et sellel ei ole nagu mingit tervemõistuslikku sisu ja me näeme teiste riikide pealt, eks ole, kuhu see kõik välja jõuab ja ma arvan, et me ei taha seda. Jah, sest pole ju mõtet kummardada loodut enam kui loojat. See ei vii mitte kuhugi. Kummardad tuult, päikest ja kõike muud seda, et see on ju kõik loodud tegelikult. Just. Kuule, aga ma arvan, et me oleme siin piisalt täna rääkinud, et võib-olla siis inimestele mõtteid suveks. Inimestele mõtteid suveks ja eks me üritame siis sügise poole jälle taas tulla natukene rohkem kokku kui varasemalt, kui nüüd oli siin pool aastat peaaegu, et me ei kohtunud. Ja eks meil on neid uusi teemasid kindlasti seal veel tulemas. Ma arvan, et Jumal liigub nii vägevasti, et meil siin suve jooksul, mul on selline tunne, et siin suve jooksul saab päris selliseid huvitavaid asju juhtuma, et meil on sügisel palju millest rääkida. Palju millest rääkida, ma ütlen veel kord, tuletan meelde, rääkige seda, mida te tahate näha, mitte seda, mida te praegu näete. Selle jaoks on usku vaja. Nii et ilusat suve ja kohtumiseni. Ja palju usku. Aitäh. Palun.